Tere tulemast vaatama Nõmme nädalamängu koos 2009. aasta maailmameistri Avery Jenkinsiga. Oleme koha siin sisse võtnud kenas stuudiokorteris koos Rainer Kalaga. Tere ka minu poolt. Ning siit näemegi kohe, kellega Avery Jenkins on koos ringile minemas. Õnneks on siis Hardi Koduvere, Kristjan Jägel, Indrek Sarvin ning Madli Vaht. Ja muidugi ka 2009. aasta maailmameister Avery Jenkins, kes siis on Nõmme nädalamängu külastamas oma tuuri raames Eestisse, kus ta tegi suure hulga kliinikuid ning ka osales Estonian Openil. Just, ja alustame esimeselt rajalt. Indrek Sarvin alustab. Esimene rada on 65 meetrit pikk, par 3. Niisuguse pigem eestke koridoriga äkki või? Jah, siiani mõlemad mehed, nii Kristjan Jägel kui ka Indrek Sarvin, siis on otsustanud minna eeskäega. Näeme ka Hardi Koduvere, kes ainukesena pääseb minu teada siin nii-öelda pöördi võimalusele. Ja siin väike stiilinäide 2009. aasta maailmameistrilt. Kellel kindlasti on võrreldes teistega nii-öelda väga omapärane eeskäe viskamisviis, et sarnaselt ka Paul Macbethile ja Simon Lisotile. Madlile ka. Madli viskab ka natuke teistmoodi. Jah. Indrek siit, ütleme nii, et tuli metsast täitsa hästi välja, et saab oma parri püüda. Kristjan proovib natuke kaugelt, kuigi jääb puudu. Ja Madli Vaht pöördi putil. Ja siin on ikkagist kerge närv on sees, et seda on näha, et mängid ikkagist kellegiga puulis, kes on nagu midagi teinud. Indrek päästab kenasti oma parri. Hardi võtab siit ainukese pöördi ning Madli paneb sisse number 3, mis on väga hea sellise alguse peale. Et oli näha, et käsi esimesel viskel ei ole nii-öelda väga soe, kui puulis on sellise maailmakaliibriga mees ikkagi. Jah. Koduverele pöördi, -1, teistele kõikidele parrid. Ehk siis Koduvere juhib praegu seda puuli. Tubli poiss. Ja kohe teiselt esimesena siis peale. Tagant käega kujutan, et see võis olla mingisugune fairway või mid-range ja saab siin väga nii-öelda hea kiki metsast välja. Pikale putile ja ilus vise Indrek Sarvin. Jah, see oli, ma arvan, et oli üsna lähedal isegi korvile, ja väga hullu skipi ka ei saanud. Kristjan nüüd näitab, kuidas skipi peale mängitakse, aga see nüüd pigem ebaõnnestus. Ja Jenkins läks siin minu teada mid-range'iga ilusti, aga natuke madal, et kui poleks see madalaks jäänud, oleks tõenäoliselt suhteliselt okeil kohal olnud see. Madil kaldub ka sinna paremale ära, aga õnneks on samamoodi puud aitamas. Ja Kristjan Jägel siit A4-ga läheneb, natukene liialt tahtis peale minna, et leiab ennast sealt 7-8 meetri pealt päästmas parri. Madli mängib ilusti alla, peaks olema lihtne 3 ja Jenkinsi pöördi. Ja juba samm oli küll niimoodi järgi, et on olemas, aga seekord veel mitte. See on siis Jenkinsil teise pöördi võimaluse nii-öelda korvipuude, et sisse pole veel saanud, aga kõik on võimalused olnud tema jaoks. Ja Jenkins mängib seda rada siis nii-öelda kinnisilmi, et ta mängib esimest korda seda Nõmme rada, et teised kõik, kes temaga ühes grupis on seda rada korduvalt mänginud. Siis nägime siin Madli võttis 3, Avery 3, Indrek Sarvin võttis 2 ja Hardi paneb sisse ka 3. Siis Sarvin Koduvere -1 ja üle nii-öelda parri peal. Ja nüüd siis selline lühikene tagantkeerada, kus on targem ülevalt mängida, kuna korv läheb hästi vasakule, lõikab järsult sisse. Siis ütleme nii, et korvi alla on ikkagi päris raske siin saada, et hea on, kui oled isegi nii-öelda 7-8 meetri puti peal. Ja, Koduvere läks sellest Mando puust üsna lähedalt, et see on niisugune riski, aga kui ta sealt läbi läheb, siis on suur võimalus, et sa saad nagu pöördid puutida. Kui ma ei eksi, siis Kristjan Jägel on viimasel ajal küll rohkem mänginud tagantkätt, et siin viskas jällegi eestkätt. Tal vist sellel päeval oli nii-öelda põlvega mingid probleeme jällegi tekkinud, et millegi pärast no see on vanadus.
see on vanadus jah, ega siin muud ei ole, noh, Madli on noor, viskab tagant kätt. ja Jenkinsil jälle selline 13 meetri putt, ma arvaks, või isegi rohkem natukene. jaa, ei olnud palju puudu. ütleme nii, et ei ole väga mugav koht Madlil, aga annab siit päris hea võimaluse sellele. ja Hardi, ma arvaks, et 9 meetri pealt võis see küll olla. ja Sarvi kindlalt. ehk siis 2 pöördit, ülejäänud parrid. peaks olema selle raja tulemus. Kristjan Jägel paneb oma ilusa hakk, läheb pea 3-ga sinna sisse, kui ma ei eksi. ning Sarvin ja Koduvere lähevadki siit peale 3. korvi siis nii-öelda 2 alla juhtima teiste ees ja kõik teised on veel parri peal. jah. ja siin siis natuke pikem versioon sarnasest viskest, mis lihtsalt nagu nii-öelda fleksib pikemalt tagantkäija jaoks, ehk siis mõne jaoks putter, mõne jaoks mid-range, aga minnakse ka ülevalt poolt nii-öelda kiiremate ketastega. jälle Jägel üritab siin lõigata eeskäega kuskilt puude vahelt, täpselt ei tea miks, aga eks küsimus jääb Jägeli puhul nagunii, et miks ta mängib seda mängu. ja Avery Jenkins läheb siit ülevalt vist, ma arvan, et T-birdi või mingi fairway'ga. ja tundub, et jõudis üsna kaugele. jah. ja Madlil läheb natukene pikaks, muidu liin on väga hea ja nii-öelda vise on super, et siit Sarvin üritab päästa oma 3, aga see jääb pikale putile veel. sama teeb Kristjan Jägel. jah, nüüd Ja. ongi. Porkal vist jääb 4 saab proovida, et tundub, et see lähenemine läks ka natuke pikaks. ja Madli esimene drive oli siin suhteliselt korvi ligidal, et oligi ainuke asi, et natuke palju jõudu seal viskas. kes sealt nüüd päästis, oli see Hardi. Tundus, et oli Hardi jah, et ja Jenkins jälle pöördiputt, mis tuli täiesti keskelt välja, ma mäletan seda, et üldiselt ikkagi Nõmmel minu teada nii-öelda igapäevaselt keskelt nagu ketas läbi ei lähe, aga siin tõesti oli nagu täielik ebaõnn Jenkinsi jaoks. nii, Kristjan tõstab sisse 4, Jenkins 3 ja Indrek, Sarvin ja Kristjan Jägel võitsid siis siit 4 ja Jenkins, Koduvere ja Vaht said parrid ehk siis 3. see on siis viimane rada või nii-öelda esimene rada, mis vanast layout'is siin kunagi alles on. selline lihtne 70-60 meetrit mäest alla. ja Jenkins näitab siin ilusat putteri viset. olles siin Jenkinsiga koos mänginud nüüd paar viimast võistlust, siis tema nii-öelda juba kõige tugevam külg ongi lähenemises, et oleneb sellest, kui kaugel või lähedal ta on, aga teise viskega ta korvi alla igal juhul saab ja ikkagi päris lähedale. ja ilusti näeme siin rajameistrit Indrek Sarvinit, kes viskab täiesti korvi alla. Kristjanil nüüd natuke läheb see vist üle. jah, see oli minu teada A4, mille ta natuke sinna üle viskas nii-öelda, ise surus. ja Koduvere saab proovida pikka pöördit. sama ka Madli. ja ei saa päris seda oma nagu putijoont või tunnet kätte Madli praegu, et mõni päev nagu on jube raske see tulema, et teine päev läheb iga putt, aga samas ilusti päästab siit Ilusti ära päästab, sellise ka mitte kõige lihtsama pöördi või tähendab parri, et ja Hardi paneb parri sisse ning Jägel paneb parri sisse ja siit lähevad siis 2. Sarvin ja Jenkins peaks selle raja 2-ga mängima nüüd. sealt vist vanameister ei eksi. Ei eksi. ja Sarvin tõusnud jälle 2 peal alla, Koduverega 2 peal, siis Jenkins 1 peal, Madli Vaht siis 4. parri peal ja Jägel Jägelil +1 peale. ja siin jälle samas on Rock minu teada. ja ta avab selle puu. Sarvinil jääb see natuke madalaks ja sa jätsid küll skipi, aga korvi lähedusse ikkagi päris ei jõudnud. Koduverel ka, aga see võib-olla sealt täitsa tuleb isegi. Täitsa palju rahvast oli Jenkinsi ringi vaatama tulnud. jah, üllatavalt palju võiks isegi öelda, et mis on iseenesest tore, et on näha, kuidas
kogukond kasvab ja inimesi järjest rohkem see asi huvitab ja Kristjan Jägel siin väga ilusa liiniga läheneb korvini, ütleme nii, et ma olen näinud, kuidas Kristjan sealt ka võib-olla pool kuud tagasi sisse viskas samasuguse skipiga ja Jenkins teeb siit kena lähenemise tagantkäega rahulikult annukasse. Sarvin paneb niisuguse, et no pigem oli see juba proov, et Madlilt ka täitsa kaugelt ja tabab instrumenti, aga kahjuks sisse ei lähe seekord. Ja ka Hardi annab siit võimalust, aga ja nüüd Madlilt ja Indrek Sarvin näitab, et ka nii saab. jah. Et kiirustas, selgelt kiirustas. Sama asi tundus ka natuke Madli puhul, et läksin nii-öelda ära viskama seda 3 lihtsalt ruttu. Et minu arust Sarvin ka pärast mainis, et ma läksin lihtsalt sisse panema, aga näed, jäi kinni. Et juhtub, aga noh, peab õppima sellest, et ikkagi kui täitsa nii-öelda sisse tõstmas pole, siis peab ikka sekundi võtma enne. Ja Kristjan siis ainuke, kes siit pöördi sai. Jah. Ja saab ennast nulli tagasi. Tubli poiss ikkagi, lõpuks on 5-6 rää peal ennast alla saanud jälle. Jah, päris alla veel ei ole, aga no ikkagist juba mängumoodi. Siin siis 114 meetrit selline otserada, mida tagantkäega on päris raske nii-öelda pöördile mängida, eeskäega jällegi võiks olla võimalus. Jenkins oma kuulsa eeskea liigutusega keerab selle ketta üle. Tuleb küll tagasi, mille ta jääb ka seifi, aga ikkagi täitsa ääre peal seal nii-öelda OB-ga flirtimas. Koduvere. Oi, saab siin väga hea põrke keskele tagasi, et oli juba minemas OB poole ja Sarvin läheb nüüd natukene liiga vara läks. Puud viskama ikkagi, sinna puu pihta läks viskama ja sai ilusti pihta, et täpne värk selles mõttes. Madlilt väga ilus. Ja väga kena. Ilusti fleksib pikalt sealt paremalt ülevalt äärest. Hardi nüüd jätab omal ka natuke veel tööd teha, et jah, kes tööd ei tee, see tulemust ei näe, ütleksin mina kohe siin kohal. Ja Porka laseb selle pikaks nüüd. Arvestades eelmise korvi putti, siis sealt võib tulla. Kristjanilt rahulikult korv jälle ja Jenkins on täitsa pöördi putil, jah. Annab jälle võimaluse, aga ei saa ka oma seda nii-öelda tunnet sisse sellele putile. Vaatame, kas Madli on siis kõige lähemal. Ja alarauda. Nüüd 4 mehest siin kõige parem drive teha on nagu ikkagi väga, väga kõva tulemus. Küll on puulis Jägel, aga noh, ikkagi. Jah. Et Jägelit nagu nii arvestame kuidagi väljaspoolt, et jah. Tal on ikka oma ette mäng, et siin korvil midagi ei muutunud, kõik jäi samaks. Et Jenkins, Sarvin 1 all, Koduver 2 all, Madli 1 peal ja Jägel nii-öelda parris. Ja võtab siit oma Sarah Hukumi H2 ja ilusti viskab sinna korvi juurde, et siin see on jah niuke eeskäe mängijale suurt teha ei olegi, et selline väga baasvise, mis 76 meetrit, et isegi julgen öelda, et olen ka ise eestkäega siit alla visanud, et jutud olevat olnud kunagi, et küll suure S-iga, aga ikkagist. Ja, Sarvin võtabki siin kiire driveri, mängib pigem kiire kange driveri peale. Ja tundub, et siin on nagu selles mõttes ka hea, et mägi on korvi taga, et sa võid visata sinna ükskõik mis kiiruse või ketta, et igal juhul sinna korvi raadiusse pidama ja sul on võimalus alati. Koduvere oli nüüd natuke võsas, aga sai vist täitsa asjalikult sealt välja. Ja Jägel pöördiputil, kõik peale Koduvere ongi siis pöördiputil siin korvil ilusti. Tõenäoliselt panevad kõik siin sisse ilusti. Jah. Ja Koduvere ikkagist raskes seisust võtab parri ära, et jah, sealt kus ta oli, võib see olla isegi päris okei nii-öelda tulemus, et kui seal natukene vara lähed sisse, siis on seal ikka seda rägastikku nagu väga palju. Ja Jenkins saab ka siin lõpuks oma pöördi ja ongi meil Jenkins, Sarvin ja Koduvere 2 all, Jägel 1 all ning Madli parri peal. Nii on, 9. korv. Selles osas me vaatame siis Nõmme esimesed 10 korvi, et ehk siis 2 korvi veel ja Turn now. Ja see on tõesti väga ilusa liiniga vise, mida Jenkins siin tabas, et selline, ma võib-olla ütleks isegi, et see on Nõmme üks raskemaid radasid, sest et nii-öelda pöördi on siin ikkagi väga hea. Ja kui nagu paned vara puusse, nagu siin Indrek Sarvin või ka seal hiljem, siis ei ole nii-öelda raske võtta siit suuremat kui 3. Ehk et
see võib juba olla raske, aga noh, praegu siin Koduverel ei tea, kuidas läks, aga siin on Sarvini teine vise, ilusti annukasse välja, fleksib pikalt ja sees. Ja on võimalik võtta küll kahte, et tuleb lihtsalt ise mees olla. Jah, et see oli ikka väga ilus vise, kui ma seal ise kõrval seisin ja nii-öelda hea emotsiooni puust sellele hetkele seal, et kõik said nagu mõnusalt jõudu juurde ja indu. Midagi väga ilusat ka juhtus. Ja Jägel siin muidugi võtab selle ilusa meetri kohe madalamaks. Ja Jenkins võtab ka 2. Jah. Lõpuks sai oma vist 9 meetri putiga sisse, et nagu natukene mängu minema. Jägel nüüd siin ikkagist otsustab, et 4 ei ole ka päris see number, et võtaks parem 5. Jägelil puts siin jah, praegult sellel rajal nagu vedas kuidagi alt. Aga muidu on Jägeli puts ennast kindlasti palju paremaks läinud kui eelmistel aastatel, et vähem hooaja algus võib-olla oli tal natukene tagasihoidlikum. Praegu, nii palju kui ma näinud olen, siis on see ikkagi täitsa arvestatav olnud. Ja Sarvin Jenkins -3 peal. Juhtimas siis hetkel. Nüüd siis 10. rada, par 4, 140 meetrit. Siin ongi võib-olla nii-öelda, kus ma ütlen siis, lihtsale pöördile jõuda mugava eeskäega. Tagantkäega saab ka sinna ilusti kurvele välja saada, aga ma arvan, et nii-öelda kui eeskäsi teeb oma õiged nii-öelda sõidud ära seal üleval, siis on nii-öelda lähenemine lihtsam ja pöördi lihtsam, kuigi siin rajal on pöördi pigem ikkagi raske, et kui siin vara puuste lähed nagu kõik mängijad, siis me hakkame siit kohe neid numbreid ka nägema. Jenkins nüüd viskab siin eest ka rollerit, et kui me eksi, siis see lõpetab seal natuke võsas. See oli ka natukene nii-öelda pettunud, et kus see fairway siin on, et eks ta siin on selline puine värk, aga noh, ja kui esimene kord peale tuled nagu Jenkins, siis võibki see tunne tekkida, et mis nüüd siis saab. Või et kus korvan, et siin kohal ta korvi veel isegi näinud. Ja kõik teevad siin oma lähenemisi alles. Ja Sarvin tegelikult sealt vist peaks parri kätte saama. Ja, ta oli vist kõige kaugemal ka esimese drive'iga. Jägel saab täitsa hea lähenemisi väikse nii-öelda augu kaudu. Nii, ja Koduverel see puu praegult pigem vist aitas, et muidu oleks natuke võssa läinud. Madlilt ka ilus lähenemine. Saab päris suure skipi. Ja, mingisugune kiirem ketas pidi olema, et Jenkins läheb siin viskamat oma hooki, mida tema puhul ikka väga tihti ei näe. Ja Porka see nii-öelda lihtsam lähenemine nüüd kohe puusse. Jenkins siit oma 4. viskel saab nüüd korvile üsna lähedale, aga 5 on tõsiasi. Jah, nii et kui olete Nõmmel mängimas 10. rada, siis võtate 5, teadke, et maailmameister teeb seda sama. Ja Kristjan näitab siin oma putti jällegi, kui enne pani 4 pealt ja 6 pealt mööda. Ja, Madli ka nipa-napaga ikkagi sees, Jenkins samamoodi. Ja Koduvere lõpetab siis selle meie esimese poole Nõmme nädalamängust, mida külastas siis Avery Jenkins, et esimese 10 korvi järel siis on meil Sarvin Jenkins -2 peal, Koduvere -1 peal, Vaht 0 ja Jägel +1. Et ma ei tea, 9 korvi on jäänud. Olge valmis!